tellisin endale ägeda asja, millega võib-olla saan viia täide oma ühe unistuse, mis on rabamändide vahel magada. Tavalise telgiga seda ei saa, aga ripptelgiga on üsna lihtne asi. Tellisin siis ripptelg.ee-st omale ripptelgi NSC Hammock Jungle Explorer. Nii maksimum kaal 136 kilo kannatab. Mõtlesin, et võiks suurem olla, aga tead see suurem oli juba kaalu poolest ka nii palju, mitusada grammi raskem, et jäin lõpuks selle peale ikkagi. Ma olen seda kusjuures proovinud. Olen selles ühe öö maganud ja oli täitsa hea. Mitte konkreetselt selles, aga täpselt selles mudelis. Nii, mis siis veel? Okei, video eesmärk ongi vaadata, mis siin kotis on ja jagada seda ka siis teistele. Nii, kõigepealt leian ühe kommi, aitäh. See läheb ära söömiseks kohe varsti. Siis on ussinahad, snake skins. Need tulevad kusjuures originaalkomplektis, neid ei ole, ma saan aru. Need on ripptelg.ee enda poolt kaasa mõõdunud boonusena. Kui ma eksin, siis parandage neid. Siin on, ma pakun, et see on vihmakatte. Ja ma pakun, et jah, siin on lukku näha. See on nüüd siis ripptelgi enda osa. Ja mis veel on? Need on need puukallistaja paelad. Et oleks ohutum ümber puu panna. Puule ohutum. Et puud ära ei lõhuks. Niisugune lai rihm. Nii, 2 tükki neid. Ootan siis paelad kummika lahti juba. Vihmakatte. Kui ma jätka, sest ma praegu siin kokku panema seda ei hakka. Kokku panema, mis tähendab üles panema. Et selle video teen millalgi tulevikus, kui teen, kui viitsin. Nii, ja siin on siis jah, see on nüüd see telgi osa siis. Telgi voodi. Ta ei ole telk. See ei ole telk, see on rippvoodi. Aga selge, mis ma ikka siin. Rippvoodi, vihmakatte. Ussinahad ja puupaelad. Vaatake, kus see juhis huvitav on. Siin on see juhis ka. Mitte, et seda väga vaja oleks huvitav teada. Ussinahkadel on mingi kiri. Aga praegu ei leia paberi peal juhist. Võib-olla on siin kuskil vahel. Kuule, okei. Peace, ciao. Vaata, komm tuleb ka ära siia.